Vaida ja Belkin tegemas suvariiki. Suvariik. Sõbrad, suvariigi sõbrad. Ja suvariigi niisama kuulajad. Ja poliitikud ja poliitikanõunikud. Kõik inimesed Eesti Vabariigis kuulake nüüd. Mõni kuulab mujal ka. Ja mõni kuulab mujal näiteks Brüsselis, mis asub Belgia riigis. Jah. Sinu intro on muidu. On või? Sa oled juba alustanud. Okei, teeme nüüd päriselt. Ei, no seeb sisse. Ära loodagi, et see ei jää. Vaata, mul on Euroopa Liidu müts ka. Selle laulu lisaks. Ma ostsin selle Euroopa Parlamendi gift shopist. Wow. Jaa, väga lahe. Tere hommikust, päevast ja õhtust, armsad Suvariigi kuulajad. Mina olen Märt Belkin. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Suvariik. See on Suvariik. Ja missugune nädal on sinul olnud, Ain Vaida? Kuule, tead, ühte asja ma ütlen sulle, kaas-podcasti tegija Märt Belkin. Kuulen. Kõik on kadunud ja kaotatud. On küll tegelikult. Kaas-podcasti kaaslane. Keeruline, ma ütlen sulle ühte asja, ma ütlen, inimene ei ole loodud selleks, et osta ühe nädala sees rahamaa pileteid ja siis käia kassiga kiirabis. Ma ei olnud selleks valmis, see oli küll ammu juba, kass on terve ja rahamaa piletid sain ka, muideks. Wink-wink paras kõigile, kes ei olnud õigel ajal õiges kohas. Aga tuleb säästlik kuu. Kumb kass oli haiglas? Paul Nusik. Paul Nusik, politoloog. Politoloog Paul Nusikul juhtus õnnetus selles mõttes, et ma olin nagu, ta hakkas veidralt käituma. Vaata, kassidel on see, et kassid ei väljenda kuidagi seda, et neil on valus või ebamugav või et nad on haiged peale selle, et nad käituvad natuke teistmoodi, on ju. Ja ta oli nagu, ja noh, kassid oksendavad päris palju, nagu nii, et see ei ole märk sellest, et ta on midagi valesti, kui kass oksendab, et siis ta on mingit muru söönud kuskil või lihtsalt karvapall ja nii edasi, aga ta oli paar päeva oksendanud ja suurim ohumärk, suurim punane lipp oli see, et ta lasi beebil endale pai teha. Oi. Ja see on täiesti ebatavaline ja ma olin mingi, okei, midagi on päriselt valesti, sest ma paar päeva oksendanud ka, see on ju kahtlane, on ju. Ja siis ma viisin ta loomade kiirabisse, kus siis arst kuulas mu ära, ma olen mingi sorry, et ma nagu ei oska midagi muud öelda peale see, et ta käitub veidralt ja oksendab, et ma saan aru, et see ei anna sulle talle mingi ära põe, teeme mingid analüüse, vaatame, mis viga on ju. Ja siis kass käis röntgenis. Ja siis ma seisin seal kõrval, kui see röntgeni pilt tuli samal ajal. Ja siis arst vaatas ja ütles, oi. See on palju kakat. Tal oli lihtsalt hästi suur junn kinni. Tal oli kõht nii kinni, et ta oli nagu mingi põletiku saanud ja ta oli sellest nagu... Oi, issand jumal. Kohutav. Vaene Paul Nusik. Aga nad tegid ta korda. Ehk siis nad panid talle pepusse asja nimega mikrolaks, mida ka kõik lapsevanemad teavad ja tunnevad. Mikrolaks, mis on mikrolaks. Sõnast laksatiiv, mitte sõnast laksu tegema. Ja siis ta on võtnud nüüd nädal aega antibiootikume ja nüüd on terve kass ja rahamaa piletid on olemas. Kõik on hea, kõik on hästi. Aga jah, juuksurisse ei lähe. Sina käisid, ma vaatan. Mina käisin mu kaasa lõikas mu juukseid. Mul on uus look jällegi. Ehk siis lühem? Natuke lühem. Ma käisin uusi prille ka tellimas endale üle mingi 10 aasta, nii et mul on ka uued prillid tulemas ja siis tuleb imaga muutus täielik. Okei. Tegelikult ei tule. Täielik uus, sul on hot boy spring. Mul on väga hot boy spring, ma olen väga hot. Nagu kui sina oled ju, sul oli uust aasta lubadus olla. Hästi läheb. Ja sa oled küll. Hästi läheb, sellega kõik on korras. Elustiil. Mul rahamaa piletid. Kas see ei ole mitte hot? Ma arvan, et see on, jah. Ma sain hiljuti teada, mis asi on rahamaa. Millegipärast arvasin, et see on Tõnis Niinemetsa stand-up, aga selgub, et see on teatrietendus, mis on väga populaarne. See on kõik auhinnad saanud aasta aega. Ma ei ole vaata sõnateatri inimene, ma käin ooperis. Aasta aega on räägitud sellest, et see on nagu kõige tahetum, mis ta siis, kõik tahetum valuuta kogu Eestis.
ja ma arvasin, et see on Tõnis Niinemetsa mingi stand-up asi. Ja siis seda tehti Tartu 24 raames Tartus ja siis nüüd inimesed võib-olla on ka pahased, et kurat, mina vedasin ennast Tartusse selleks seda näha ja nüüd tehakse Tallinnas ka. Ja siis ma olin nii hea inimene, et ma ostsin oma sõpradele ka, kes tahtsid ja siis ehk siis ma tundsin kohe, ma arvan, et see on see, mida tunnevad inimesed, kellel on kodus printer. Armas kuulaja, Ain Vaida, me ei saa seda podcasti enam jätkata, Ain Vaida ütles mulle just, et ma ei ole ta sõber. No sa ei ole sõnateatri inimene. Nüüd Ain Vaida üritab seda päästa. Kas annab veel päästa? Annab küll. Tegelikult see ei pea mulle asja ostma. Ma sain teada, et see on põhimõtteliselt täpselt asi, mis mind väga nagu, see oleks väga minu teema, sest et see räägib ju rahapesust. Kas sa oled kuulnud sellisest vähetuntud näidendist etendusest kas sa oled kuulnud sellisest vähetuntud lavastusest nimega Lehman Brothers? Seda ma käisin vaatamas, see on ainus sõnateatri lavastus, mida ma olen käinud vaatamas viimase 10 aasta jooksul, ma kardan. Ma taaskord ütlen, et ma hea meelega käin teatris iseenesest, aga lihtsalt ma ei ole sattunud, sest ma ei satu ise väga sõnateatrisse. Me käisime Reformierakonna missat ka vaatamas, tegelikult see oli ka sõnateater. See on täiesti, see on klassikaline. Klassikaline uus teater. Ja, igal juhul, see ei ole nagu, see kõik oli eelmine nädal selles mõttes, aga ma eelmine kord ei rääkinud, sest siis ma ei teadnud veel, kas oli lihtsalt suur kaka või tal oli kõhus mingi asi veel, vaata, sest sa tegelikult röntgen alati ei anna kõike välja, et sa pead seda kontrastainega asja veel tegema, võib-olla, et äkki tal oli midagi veel kõhus ja siis ma veel ei olnud valmis sellest rääkima, aga nüüd tegu on tervenenud kassiga. Mul on väga hea meel selle üle, ta on väga tore kass ka. Alati, kui ma näen teda, siis ta seirab mind umbes 3 meetri kauguselt, volaskleb maas või mõne objekti peal ja vaatab mind. Meil on arusaam, et see on tema territoorium, mina olen seal nii-öelda külaline, ta jälgib mind, ma olen nagu järelevalve all, vaata, mingit isetegevust siin ei toimu. Ja siis meil on okei. Mingit paitamist ei ole, meil on väga turvaline siuke 3-meetrine distants on meil. Ja võt, ta osadel laseb ikka pai ka teha. Ma ei ole huvitatud ausalt öeldes. Okei, siin selles. Või selles mõttes ma arvan, et me kumbki ei ole huvitatud sellest. Ma arvan, et me oleme väga rahul tegelikult selle suhtega, mis meil on. See on siuke professionaalne ja ta on ka ju... Politoloog. Ta on politoloog ja ta on ka ju punane. Ja, on küll jah. Te mõistate üksteist. Me mõistame teineteist, jah. Ja siis, kes ei saa referentsist aru, kes ei saa viitest aru, see on praeguseks, ma arvan, 15 aastat vana sketš Tujurikkujast, mille nimi ongi äkki politoloog, mida võite siis vaadata YouTube'ist ja selle järgi on kassis nime saanud. Ja, minu selle nädala, mul on sellised mikroavastused, et ma kunagi, kui ma olin laps, siis ma elasin säästumarketi kõrvale, siis säästumarketis, mis nüüd on Rimid, aga säästumarketis toona oli hästi palju Läti ja Leedu kaupa ja siis üks toode, mis mulle rängalt meeldis, kui ma olin laps, oli jahimehe juust. See on siuke juust, suht siuke plastise maitsega, aga seal on mingi pipra, värkide, säkkide kiht peal. Ja siis jahimehe juust oli põhiteema. Ja siis käin Depos. Depos käisin, kaasa ostis ukselinke paari jaoks, karakterpaardaatari 64, uued ukselingid. Ja siis... Te seda uus joogimenü, uued ukselingid. Te olete seda tahtnud, rahvas on seda nõudnud, meil on lõpuks ometi uued ukselingid. Ja siis mida ma näen seal toiduainete sektsioonis, loomulikult jahimehe juust. Ja teistsugune natuke. Jahimehe juust on see sellepärast, et seal on mingi Medzinix või midagi siukest. See on lõpus, see on Läti. Võib-olla on ast lõpus, sest see on Leedu, ma ei ole kindel. Edasi seal on Deerstalker hätiga mees ja koer, on jahimees. Ja maitseb mitte päris nii, nagu kunagi jahimehe just maitses. Et see ei ole päris õige, aga see oli kinda seal. Väga plastine, mõnus maitsel küll. See on nagu plastik. Väga Läti, jaa. Depo. Kõige odavam pood Eestis vist, mida ma tean, kõige odavam toidupood, väga naljakas on see. Ma ei tea. Vaata neid hinnavõrdlusi tehakse küll, aga keegi ei pane hinnavõrdlusesse neid friike poode, kus sa ei saa nagu seda tavalist toidukorvi, mida hinnavõrdluseks kasutatakse, sa ei saa täis seda ostetud. Näiteks A1000-net minu meelest ei arvestata sisse. Siis on mingid kaupmees on ju, kus sa vist enam ei pea olema ettevõttega inimene, et olla liige. Siis on mingi cash and carry,
mis on ka tegelikult on ju restodes ostmiseks peamiselt, aga saad ka süüa osta. Siis on mingid friigid külmlaod, kus sa saad osta lihtsalt 100 pirukat korraga. Ma arvan, et need on mingis kontseptsioonis võib-olla isegi odavamad. Jaa, ilmselt küll. Aga Depo oli päris... Aga jah, Depo ei ole ka selles kalkulatsioonis, on ju, selles toidupaega. Aga jah, seal on ka head diilid. Aga lähme regulaarse podcasti osa juurde, kus me räägime uudistest. Või? No ja minul oli palju uudiseid, ma ei tea, mis sa arvad, et minu kassi tervis ei ole siis uudis inimestele. On, muidugi on. Ja ta on politoloog ka veel, see läheb väga teemasse tegelikult. Aga minul on sulle tegelikult üks äärmiselt positiivne uudis. Vaata, praegu räägitakse sellest, et Eesti Kaitsevägi otsib jälle relvi ja meil on relvadega probleeme ja nii edasi. Aga mis teeb mind väga rõõmsaks on see, et tegelikult välisminister Tsahkna on leidnud uue relva ja see uus relv on vana relv ja see relv on midagi sellist, mis on alati olnud, aga me ei ole teadnud, et ta on relv, meil on salarelv. Kuulame nüüd. Ühesõnaga, Tsahknalt küsiti, kõikidelt ministritelt ERR küsis valitsuse pressikonverentsil, et mis nad arvavad sellest, et Euroopa Liidu direktiive me mõtleme väga palju üle. Ja vastab Margus Tsahkna, kuulame seda nüüd. Ja mul on hea meel, et Liisa Bazooka Pakosta alustas väga tõsist võitlust Euroopa Liidu. Jah, Liisa Bazooka Pakosta. Ma tänan väga viitamast, järjekordselt EK nagu alati viitas meile seda. Liisa Bazooka Pakosta, jah. Tegelikult salarelv. See on meil alati olemas olnud. Ja nüüd see on osa riigikaitse plaanist, ma arvan. Liisa Bazooka Pakosta. Ja me ei ole teda piisavalt ära kasutanud selles mõttes, et mis võrdõigusvolinikuna või ei. Bazooka peab ikka tegema... Pakasuhat või mitte. Ei, tema on Bazooka, aga saab Pakasuha vastu, siis ma saan aru. Niipidi, jah. Ja ta teeb Paka üleliigsele bürokraatia ahelaile. Jah, 1S, 1V. Liisa Bazooka Pakosta. No ja. Ma ei tea, kes see on ta nagu see street hüüd nimi partei sees ka kogu aeg olnud. Okei, see oleks väga naljakas. Bazooka ajab kohta selle. Kirjuta Bazookale. Jah. Grupi chatis kõigil on hüüd nimed. Tsahkna on see kärpekrokodil. Kärpekrokodil kirjutab Bazookale. See kõige veidram potsataja üldse. Jah. Paneme sotsidele lihtsalt Bazookaga. Las Bazooka läheb. Oota, kes neil veel on? Isamaa, me oleme Isamaa erakonnas, ma ei tea. Me oleme tegelikult Eesti 200. Nad kunagi olid kõik Isamaa, ma saan aru su konfusioonist. Nad on mõnda aega juba olnud Eesti 200. Okay. Mõnda aega on veel. Ja mõnda aega. Vähemalt järgmiste valimisteni tundub. Tervelt 2 aastat on veel. Või ütleb, piirdume esialgu poole aastaga, et kohalikud valimised. Sul on õigus, kohalikud teed ära ja siis... Ja. Kes meil veel seal on? Tsahkna võiks olla... Tsahkna kärpekrokodil, ta on ise väidetavalt öelnud enda kohta kärpekrokodil juba aastaid, oli kuskil kirjas, mida ma lugesin. Ma ei tea, kas see on tõsi. Igor Taro, tõenäoliselt lihtsalt, ma ei teagi. Ta võiks maag olla lihtsalt, sest Taro nagu Taro. Maag, jah. Maag. Ja siis Terras on Nepo. Nepo või? Jah. Ei, ma arvan küll, et võib-olla küll Nepo. Või Depo. Või jah. Maakas. Jah. Kas neil ei ole kedagi, kellel on AK on lühend vist või? Või on või? AK-47 oleks siis ju. Ja. Neil on Kristina Kallas, kes on KK-47. Me oleme relvade peal ikka. No me oleme mõlemad. Me oleme hüüdnimed, koodnimed. Ja ma saan aru, jah. Ma ei tunne relvi väga. Ma ka mitte. Jah. Aga Isamaa erakonnast rääkides. Ja. Mingi asi juhtus, millest mina ei saa üldse aru. Oli mingi dokument, mis oli lihtsalt kiri. Ja Tarmo Vahter on Ekspressis sellest kirjutanud pealkirjaga Vaata prokuratuurilt saadetud kirja, mida Isamaa ei julge avalikustada. Ühesõnaga, see kõik algas sellest, kui Delfi kirjutas kas üle-eelmine nädal, kui ma eksi, sellest, et Isamaa suhtes käib kriminaalmenetlus. Jah. Ilma eriliste detailideta ja ilmselt oli
oli teada, et tõenäoliselt asi puudutab seda aega, kui parempoolsed oli veel osa Isamaast ja siis nende vastu võideldi ja Parvel Pruunsilda. Teooria, mida Parvel on ise öelnud, on see, et uuritakse jah seda, et kas Parvel andis keelatud annetusi siis parempoolseste vastasleerile. Isamaalastele. Ja neil oli mingi oma MTÜ ka, mis oligi isamaalased. Ja me ei tea sellest mitte midagi muud, keegi ei räägi. Isamaa on ise öelnud, et me kuuleme ka esimest korda Isamaa peasekretär siis. Ja siis ongi mingi ja nad küsisidki prokuratuurilt, et mis see värk on, et Delfi avaldas siin siukse loo, et on siis uurimine või ei ole. Ja nad saatsid suhteliselt nonsense vastuse ja siis tegelikult Isamaa ütles ka selle peale, et me saime mingi kirja, et see on 75 aastaks asutuseks kasutamiseks tunnistatud ja ei rääkinud midagi rohkem selle kohta, jäid väga küptiliseks ja salapäraseks. Ja siis tõesti Tarmo Vahter Ekspressist on selle välja küsinud teabenõudega, sest et tegelikult seal ei ole isikuandmeid on ainus asi, millega saab 75 aastat kinni hoida, okei. Ja siis seal kirjas ei olegi mitte midagi peale selle, et me ei saa avaldada asju, sellepärast, et on seadused ja kellelegi ei ole kahtlustust esitatud. Okei, ma saan aru, et juhtus see, et see prokuratuur on pannud lihtsalt asutuse siseseks kasutamiseks märke sinna ülesse peale, sest seda lihtsalt tehakse tuimalt. Yeah. Aga siis, kui Ekspress selle välja küsis, siis selgus, et selle peab siiski välja andma, kuna seal ei ole ühtegi ühtegi isikuandmeid. Jah, või siis nad oleks saanud selle kinni katta, kui ka oleks. Jah. Aga miks nad panevad selle sinna ülesse siis? Kes see teab? Ja ma loen siin kirjas, et Andmekaitse Inspektsioon on korduvalt tauninud riigiasutuste mugavuspraktikat märgistada juurdepääsupiranguga selliseid dokumente, mis sisaldavad ainult avalikku infot. Jah, aga seal midagi sellepärast ei ole ja tegelikult Isamaa midagi teada ei saanud ka selle kohta, et on või ei ole. 3 lauset, et jah, ega me uurime küll natukene jah, aga võibolla. Me ei saa öelda midagi, sest me ei tea, kas võib-olla natukene mine sa tea, kes seda teab, kes seda asja üldse keegi pole kuulnudki, Parvel Pruunsild, jah. Prokuratuur võiks ka teha mingi 1S, 1V, vaata. Et iga kord kuus kriminaalmenetlus algab, siis peab lõppema. Liisa Pakostale, ma ei tea, võib-olla meeldib. Ideid. Bazooka Märesale kriminaalmenetluse. Ise mõttes jah, nii on. Ja siis mul on 2 uudist isegi Isamaa kohta öelda. Üks on reitingud ja teine on värsked andmed annetuste kohta. Mina ei tea mitte midagi kummastki. Räägi mulle. Esimene asi on siis see, et mäletame seda, et Parvel Pruunsilla väidetavad kahtlased annetused võib-olla on kriminaaluurimise objekt, eks ole. Ja siis värsked uudised selle kohta, kes annetab erakondadele. Kõige suurem erakondadele annetaja üllatuslikul kombel Parvel Pruunsild, kes annetas aasta esimeses kvartalis erakondale Isamaa 100 000 eurot taaskord. Jaa, aga kui sa avalikult juba annetad, siis miks sa... No me ei tea asjaolusid. Me ei tea, kas ta üldse on annetanud ka salaja. Me ei tea. Me ei tea. Võib-olla ta ei ole avalikult ka annetanud. Võib-olla see on kõik vale. See on suur maatriks. Ja, Parvel pani 100 000 eurot ja mis on võib-olla natuke halb näeb välja praegast, on see, et sotsid neile annetas ettevõtja Margus Vanaselja, kes on Baltic Workboatsi omanik. Ja miks see võib-olla näeb natuke halb välja praegu, on sellepärast, et nagu eile teada sai, siis politsei katlustab Baltic Workboatsi soodustuskelmuses ja maksupettuses. Keskkriminaalpolitsei otsis neljapäeval läbi Saaremaal Nasvas laevaehitaja Baltic Workboats Mis? Otsis neljapäeval läbi Saaremaal Nasvas laevaehitaja Baltic Workboats kontori. Selge, Nasva on koht. Nasva, jah. Ja esialgse katsuste kohaselt võisid ettevõtte juhtivtöötajad esitada endaga seotud äriühingute nimel ettevõttele arveid teenuste eest, mida tegelikult ei osutanud. Selge. Ja ühesõnaga jah, siin otseselt ei ole muidugi Margus Vanaselja ei ole kuidagi puutu asjasse, aga natuke naljakas näeb välja. Soodustuskelmus ei ole mingi see, et sa võtad priialt raha ja siis ütled, et sul on enda sissemaksega, aga tegelikult seda pole kunagi olnud ja see on ainult paberil või? No, politsei kogub tõendeid, et kontrollida, kas ettevõtte selle juhid ja töötajad panid toime soodustuskelmuse, kui taotlesid 2022 aastal eisalt toetust erinevatele projektidele. No, seal see ongi. Okei. Jah, ehk siis seal on küsimus selles, et
toetuse saamiseks sul ei tohi olla enne projektiga seotud mingeid kohustusi võetud või tellimusi tehtud. Aga siis enne kui sa taotluse esitad, aga siis võib-olla on. Väga huvitav, okei. Prokuratuur kahtlustab, et tegelikult olid lepingud juba olemas. Ja oli nagu suht kindel, et raha tuleb ja? Ja, just. Mis on paha. Paha. Aga me kahtlustame hetkel, ma saan aru. Ja, muidugi, absoluutselt mitte midagi. Eestis ei mõisteta mitte kedagi, mitte milleski süüdi, ma olen aru saanud. Pihlakodu, väga chill, pange kõik oma vanurid sinna. Ja kui nad lubavad sulle, et meeshooldaja ei hoolda su vanurit, siis ära põe, ta on abihooldaja ja ta hooldab ikka ja tead, mis vägistab ka, aga see ei ole kuidagi süsteemne probleem, mis on selles hooldekodus, vaid see oli lihtsalt tüüp, kes vägistas. Ja, Eestis ei ole keegi süüdi. Lugu, jah. See on väga masendav lugu. Trigger warningu oleks pidanud ette panema. Aga see on nagu selles mõttes kurb lugu, et küsimus on, et mida sa saad siis teha, on ju? Yeah. Esiteks, reeglid on paigas, kui sa oled leppinud kokku, et ainult naishooldaja ja teine pool on see, et abihooldaja ei tohi nagunii seal olla, on ju, hooldaja abi. Aga kõigele lisaks, minu meelest sul ongi ju mingi kohustus tööandjana veenduda selles, et keskkond, kus su töötajad on niivõrd reguleeritud, et seda ei juhtuks näiteks 2 inimest hooldab koos. Ja nii oligi, tegelikult pidigi olema, ta ei tohtinudki üksi nende inimestega olla, et ilmselgelt on vilistatud mingitele asjadele, mis peaks olema nagu selles workflows sees, on ju. Yeah. Tulemus on nagu käes, mõlemad need inimesed, kelle kohta need case'id olid, on nüüd surnud, on ju. Ja nagu ainult karju ebaõigluse tunne on. Yeah. Ja et see on nagu hästi kole. Et inimesed, kes väärkasutavad süsteemi, on seal sees, kes nagu vägistavad inimesi. Pluss, teine pool on see, et ma näen siin loos tegelikult ka taustal kummitavas nagu seda kuulsat probleemi, mis on käpped igal pool. Et ongi see, et sa ei saa workflow'd ehitada nii nagu peaks, eks ju. No see on teine pool jah, et kui raha küsimus on ju. Politseipatrull ei saa 2 inimesega välja panna, vaid kaasakadette või ka vabalt võib-olla see, et prokuratuuril ja uurimisasutustel ei ole piisavalt ressurssi selleks, et nagu korralikult asju ette võtta ja no seal oli ka mingi kui on üldse võimalik. Kole komistus selles mõttes, et aga ju rikuti ju mingit tööprotokolli selles mõttes ja selle kohta ei olnud mingit süüdistust ega midagi nii palju, kui ma lugesin. See ei pruugi olla ka tingimata, see võib olla ka sisene, ma ei ole sisene protokoll on ju selles mõttes jah, et see ei ole nagu seadus või midagi, mine sa tea, ma ei ole ka. Selge on ka see, et kahjuks ka uurimisasutustel ei ole nii palju ressurssi, et kõike välja uurida lõpuni alati. Masendav. See on igapidi just masendav. Ja see on nagu see teine, nagu see, et halvad inimesed tegutsevad, on loomulikult see päris probleem. No aga sa peadki, mul ongi tunne, et sa pead eeldama mingites kohtades, kus sa töötad nõrgemate inimestega, kes ei saa ennast kaitsta, siis sa peadki eeldama mingites oludes, sa pead eeldama seda, et võib olla pahatahtlikkust, kuidas me veendume selles, et kõik oleks piisavalt turvaline. Lapsed, puudega inimesed, hooldekodud, kõik need kohad ongi see ongi see koht, kus sa pead väga läbi mõeldult seda tööd tegema. Ja just nagu juhtima ja paika panema reeglid ja nii edasi, et see eelistatult kole lugu. See kogu süsteem võiks toimida niimoodi, et seal on piisavalt raha selleks, et saaks pakkuda head teenust, seal on professionaalid, kellele makstakse palka, keda kontrollitakse ja valvetakse järele, tehakse ka taustakontrolle ja kahjuks see on nagu selline häda, et selleks, et saada head teenust ja häid inimesi on vaja raha. Ma väga vabandan, see võib-olla natuke nagu küüniline vaade tunduda, seepärast, et see asi ise on skandaalne, aga ma lihtsalt hästi tugevalt näen sellist asja taga tihti seda, nagu struktuurselt majanduslikku probleemi. Ja, aga see ongi üks nagu tegu on ka ühe kallima hooldekoduga. Riik hiljuti hakkas maksma mingit osa hooldekodust kinni. Selle peale hinnad tõusid, loomulikult hinnad tõusid ka kõikidele inimestele on ju üldse, et see on nagu, et hästi kurb osa sellest võrrandist ongi tegelikult täpselt see, mis sa ütlesid selles mõttes, jah. Aga ma pidin lihtsalt ära rääkima, sest ma olen väga pahane ja hästi pettunud ja see on kurb, aga vähemalt mul on hea meel, et sellistest asjadest kirjutatakse. Et see on nagu teine külg sellel mul on hea meel tõesti, et see esile tuua nagu. Just. Aga lähme tagasi poliitikamaailma. Ja erakonna Isamaa juurde. Värsked reitingud. Okei.
106%. Nojah, tegelikult 100 tuleb kokku, kui sa protsendid kokku paned, siis tavaliselt on niimoodi, et 100 tuleb umbes kokku. Kui ümardamisväärtus võib rohkem kui natuke tulla. Välja võtud, kui on Putin. Aga tegelikult uuring toimus 3.–9. aprillil, uued reitingud. Ja siis juhtumisi see asi, millest me enne rääkisime, see kriminaalmenetlus, selle kohta kirjutas Delfi just 3. aprillil. Ja nii, et seda on näha ka ilusti. Kohe, okei. Ja, kohe. Kogu perioodi oli see teada. Ja toimunud küsitlusandmetel toetas isemad 20% vastajaid ehk 5% vähem kui eelmisel kuul. Assa raisk. No ikka päris kõva pauk. See on väga suur vahe. Oi, ja kes see siis sai endale need Isamaa omad? No, Reformierakonna reiting on ka langenud protsendi võrra ja on 19. Turu-uuringute ehk siis ka umbes seal turu-uuringute järgi. Ja samal ajal, kes tõusis? Konservatiivne rahvaerakond, EKRE. Kes vaatas oma nime ära? Ja 6% tõusis. Märtsis oli 13 ja nüüd on 19 ka. Ja siis Keskerakond on samuti toetust kasvatanud. Jaanuari 13. asemel on neil nüüd 16. Et seal võib olla see mõju, et lõpuks Keskerakond oli ainus, kes valimisõiguse muutmist ei toetanud ja seal võib olla see valimi küsimus ka. See on kindlasti see ja teine asi, miks EKRE siis lõpuks tõusis tabelites on see, et inimesed leiavad selle nüüd ka küsitlustes üles. Et vaata, umbes 6 aega tagasi EKRE ju lõpuks muutis oma nime ära, sest neid oli tabanud arusaam, et EKRE valija ei leia üles EKRE-t, sest ta loeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mõtleb, kes see on? Mis asi see on? Kus mu EKRE on? Just. Ja nüüd EKRE nimi on EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, ehk siis lühendiga EKRE. EKRE. Või EKRE. Nagu kus. Ja nagu kus, täpselt. Sest valija vaatab, kus on EKRE? EKRE. Ja nii ta on ja võib-olla tõesti, inimesed leiavad üles, see on kena. Tead, kes, sul on veel? Ja, lihtsalt, et väga huvitav on ka see, et parempoolsed tegid isikliku rekordi, neil on nüüd 9%. Kuule, ma mõtlesin, et Isamamad läksid sinna muide. Aga ainult 1% võrra. Jaanuaris oli 8%. Ja nüüd on 9%. Ja ikkagi EKRE võttis põhimõtteliselt tagasi. Selge. Aga kes leiavad veel? Ja ma lihtsalt ütlen seda ka, et sotsid kaotasid ka kõvasti. Jaanuari 13. asemel 9 nüüd. Ja neil võis vabalt olla see, et selle valimisõiguse äravõtmisega läks, sotsidel läks selles mõttes pahasti, et alguses nad blokkisid, mis nagu tekitas tunda, et nad ei ole nagu sama asja eest, mis teised erakonnad. Ja siis lõpuks nad muutsid meelt, nii et nad kaotasid ka nagu need inimesed, kes leidsid, et ei peaks muutma. Aga kes veel leiab kodu ülesse? Mähma elanikud. Mähma? Minu kohalik lugu tuleb seekord Õhtulehest, mille on kirjutanud Asso Ladva ja pealkiri pakkus mulle palju rõõmu. See pealkiri on Katuseraha polnudki vaja. Vald ehitas külla valgustuse riigikogulase abita. Ja väga tore, väga mõnus lugu sellest, kuidas Mähma külas siis Mähma küla sai paar aastat tagasi üle Eesti kuulsaks, sest samas külas suvilat omav Riigikogu liige Sulev Kannimäe soovis katuserahaga toetada külatänavate valgustamist. Katuserahad siis olid kuni 2022 aastani asi, mille siis Reformierakond üks hetk kaotas lihtsalt ära. Sulev Kannimäe. Ja Sulev Kannimäe tahtis oma... Nähtavasti Riigikogu liige. Tollel hetkel Riigikogu liige, kes oli asendusliige ja endine Viiratsi abi vallavanem. Ja Viljandi linnahoolduse juht soovis anda 39 000 eurot katuseraha Viljandi vallale, millest 26 000 läheb Mähma külla tänavavalgustuseks ning 13 000 Uusnasse seiklusraja rajamiseks. Teda mõnitati selle eest, et kohalikud valimised on peatselt saabumas ja sina annad enda kodukohale, kus ühes nendest kohtadest Mähma külas on ta suvila ja Uusnas, kuhu peaks tulema seikluspark, seal on tema kodukoht. Et sa teed nagu enda tänavad korda, mis sul viga on. Ja ta ise kommenteeris nüüd uuesti seda niimoodi, et pole midagi meenutada, et praegu ajab naerma. Ta ütles, et siin pole midagi öelda, valimised olid tulemas ja see oli tellitud asi. Tellitud asi, muidugi tellitud. Mitte siis katuseraha andmine oma tänavale, vaid lugu sellest ja see skandaal. Tellitud, kõik on tellitud. Alati on tellitud. Ainult, et ei teatud, et ma ei kandideeri enam.
et ta arvas, et see oli lihtsalt kellegi konkurendi tellitud lugu, aga et konkurent ei teadnud, et ei kandideeri. Ja siis ta ütleb, et külas valgustus põleb ja vald pidi selle nüüd oma rahaga tegema. Valgustus põleb ja raha põleb ja valgustus põleb, kõik põleb. Huvitav lisafakt on selle juures see, et kui paberil on Mähma 1 küla, siis tegelikult on Mähmasid 2. T-viitadel on tähistatud Mähma 1 ja 2 ja nende kahe vahel on väike süge jõe oruke. Ja valgustuse sai ainult Mähma 1. Mähma 2 on endiselt pimeduses. 2 Mähma peale on kokku 134 elanikku ja Mähma 1 läheb elu palju paremini, seal on ka lausa seal on puurkaev. Kanalisatsiooni ei ole. Mähma on siis nagu see, issand nagu need 80 New Yorgi tänavad, vaata, kus sul on ühel pool on blokk saab läbi ja siis seal on hoopis teine maailm. Seal olevad rikkad inimesed ja siis teisel pool on vaesed inimesed. Ühel pool on puurkaev ja tänavavalgus. Ja teisel pool on pimedus. Pimedus ja kanalisatsiooni pole kummalgi. Wow. See on ideaalne, see on nagu yin ja yang esiteks ja siis see on metafoor, ma arvan, see on metafoor sellele ühiskonnale, kus me elame tegelikult. Mähma. See oli siis kohalik uudis Mähmast ja sellest, et nad nüüd pool Mähmat näeb õhtul koju minna. Minul on veel teabeid annetuste kohta. Keskerakond saanud väga palju annetusi seekord. 4 eurot. No kusjuures nad said 16 000 esimeses kvartalis, aga nüüd nad said ikka kõvasti rohkem. 85 tona. 85 000 ikkagi. 85 tona, nagu tona ehk tonni. Ma siin teen slängi juurde, posa, tona. Ei, mina arvasin, et tona tähendab donation'i TikTokis. Seda ka, jah. 85 tona näiteks. Okay. Ja see on väga hea, et sa ütlesid TikTok, sellepärast, et kogu selle asja taga väidetavalt on siis tegelikult tugev Keskerakonna kampaania selle vastu. Vaata, need ju mõisteti süüdi ja siis neil oli raha vaja selleks, et maksta ära kohtule trahve ja Kõlvart ütles, et see annetuste hulga tõus ongi kohtuotsusega seotud. Ta ütles, Keskerakond pöördus toetajate ja valijate poole palvega meid raskel ajal toetada. Nagu me näeme, päris palju inimesi hakkasid meid toetama. Ja siis Delfi, kes sellest asjast kirjutab, Delfis on sellest kirjutanud Kristoffer Moravelski, toob ära selle, missugune see valimiskampaania oli. Vaata, mina TikTokis ei ole, nii et ma ei teadnudki seda. TikTokis on mingi video, kus Kõlvart ütleb... Ei, mitte Kõlvart isegi. Näiteks on erakonna liige Märt Sults öelnud TikToki kontol. Ma kõigepealt kirjapildi järgi, ma arvan, siin on TikTok ära ka toodud. Ma kõigepealt üritan anda edasi seda, kuidas ma arvan, et Märt Sults seda ütleb. Öelda Märt Belkini renditsioon Märt Sultsist ja siis me võime kuulata OG Märt Sultsiga. Okei, väga hea. Nii, ühesõnaga. Ära küsi, kas töö on raske või ei ole raske. Töö on selleks, et tuleb ära teha ja eesmärk tuleb täita. Ja kui seda eesmärki ei ole, siis ma annan sulle eesmärgi. Aita Keskerakonnal võita valimised. Tee annetus. Mina olen Märt Sults, kui sa veel ei tea. Sa oled Märt Belkin. Mina olen Märt Belkin, kui sa veel ei tea. Aita Keskerakonnal võita valimised. Okei, me ei saa seda. Nii ei saa öelda tegelikult. Ma ei saa näidata su nägu samal ajal, see klipitakse kuskil välja. Aita... Liitu suvariigi patroniga. Aita meil teha podcasti. Mina olen Märt Belkin, kui sa veel ei tea. Paul Nusiku kiirabi arveid maksta. ja nii, nüüd vaatame TikTok'i. Wow. See on nii halva heliga. Ja kui sul seda eesmärki ei ole... Jesus Christ. Andke talle mikrofon. Keskerakonnal võita valimised. Tee annetus. Kus ta filmib seda? Basseinis. Märt Sults, kui sa veel ei tea. Tühjas basseinis. Tallinna linnavolikogu oli taustal. Ma ei teadnud, et Tallinna linnavolikogu tunnel on. Meeleoluka klipi on teinud ka doktor Vassiljev. Kas tema on ka Tallinna linnavolikogus? Kas neile anti kõigile ülesanne? 15 minutiga. Anneta Keskerakonnale. Saame võimule pöörame kõik tagasi. Seljad kokku ja saame hakkama. Miks helistatakse, pole üldse tervise küsimus. Ta teeb, ja siin on TikTokis on nagu, tal on telefon nagu ta võtaks saates ja siis ta ütleb, et maksud on väga kõrged ja nii edasi, et raha maksutõusudeks ei tule anda ja siis inimestele tuleb anda. Ja Kõlvart ütles, et sotsiaalmeedia kampaania oli ainuke meede, kuidas inimesi annetama saada. Ainus võimalus.
mul on ka... Teistel on kasutamata, mul on tunne see kuradi TikToki kullaauk, kus kõik loobivad raha, mul on tunne TikTokis. Jah, Tona, et mul on tunne, et lihtsalt tegelikult peaks iga erakond võtma ühe poliitiku, kes läheb laivi ja joob ennast känni ja lunib erakonnale annetusi ja see toimiks. Jaa, mul on hea meel, et Jüri Ratast ikkagi hoitakse selles mõttes veel au sees, vaata, et tema legacy on tõenäoliselt see TikTok. Ei, tal lihtsalt antakse aega veel. Isamaal ei ole vaja. Eks Jüri Ratas teeb oma Jüri Ratas asju ka, ma arvan, aga Isamaa ei pea raha küsima TikTokis. Isamaal on parvel olemas, neil ei ole vaja küsida TikTokis 85,000 rahvalt kokku, see 100 tonni tuleb lihtsalt. Ja muide Kõlvart ütleb, et inimeste tagasiside on väärtuslikum kui annetatud summa. Ehk siis see, et inimesed toetavad ja et ütlevad õiget asja. Kogu Eesti on tegelikult Keskerakonna poolt, kui see ei ole veel aru saanud. Tundub, tuleb välja. Kõlvart ütleb nii. Tead, ma vaatan väga pingsalt Anastasia Kovalenko-Kõlvarti Facebooki kontot ja ma olen täiesti kindel, et kogu Eesti on Keskerakonna taga. Ja kui see on ainus koht, mida sa vaatad, siis see võib olla väga tõene. Enamik mu feedi. Sest see on nii lõbus. Ma olen sulle kunagi tutvustanud sellist kontseptsiooni või ma ei tea, kes keegi on. Kõlakamber. See on siis, kui sul tegelikult tulevad sõnumid ainult ühest kohast. Anastasia Kovalenko-Kõlvarti Facebookist, jah. Kovalenko-Kõlvarti kõlakamber. Kaka. 4 tükki, mitte 3. Kovalenko-Kõlvarti kõlakamber. Kokk. Ja see on põhimõtteliselt juba nagu maka-makamum. See on väga hea asi, millest me ei ole rääkinud. Kas me ei ole rääkinud sellest, et Lulutsev Ei, sa saatsid mulle lingi, ütlesid ma vastasin. Me ei olegi rääkinud sellest. Sa ei ole rääkinud mitte kellelegi mitte sellest. See oli, vahepeal oli Ekspressis oli nädala sõna ka. Ehk siis tuli välja, et on olemas ükkas nagu Lulutsev, mis mõõdab, see on metsateema, väga keeruline. Selle kohta on direktiivid ja nii edasi, see räägib metsadest ja sellest, kui palju peab metsa ei olema. Eestil ei ole hästi, Eesti ei teada mingeid nõudeid. See on Lulutsev inglise keeles. Land use, change and forestry. Eesti keeles nagu tuleb välja maka-makamum. Maakasutuse muutus ja metsandus. Maka-makamum. Tants on maka-makamum. Paned makareenad sama. Kas sa raiud palju metsa? Metsa, mille nimi on Vitorino? Maka-makamum. Sa ei tohi, saad trahvi. Või muidu lihtsalt... See on makareenat ikkagi. Makareenat teen. The boy whose name is Vitorino. On ju? Ma ei tea neid sõnu, ma tean, et maka-makamum. Jah. Uudis, mis mina ei ole sellist pealkirja Eestis näinud aastaid. No nii. Minna Annabel Tismus Ärilehest, Delfi Ärilehest kirjutab uudise pealkirjaga kütusemüüja, : Lähipäevil jõuab nafta hinna languse mõju ka meie tanklatesse. Mida viina? Kas oled kuulnud sellest, et nafta hinna languse mõju on kunagi jõudnud Eesti tanklatesse? Kusjuures ei ole, ma arvasin, et hinnad lähevad ainult üles. Sest alati, kui sa küsid kütusemüüjalt, et vaatan, et praegu näed, nafta hind läks alla, sest X, Y või Z põhjus, kas see jõuab ka Eesti tanklatesse? Tegelikult jõuab midagi, aga meil on siin nälja podcast, nii et ma tulen su näljaga kaasa. Ei, issand jumal, kuidas see võimalik? Ei, sest et siis, kui on nafta hind langeb, siis on muud põhjused. Ja tavaliselt kütusemüüjad ütlevadki tavaliselt vastuseks, et tead, et me oleme ette ära ostnud. Öeldakse, et me oleme ette ära ostnud, mis on, kogu aeg on tank, igal juhul. Alexela energiamüügijuht Tarmo Kärsna, hakkame otsast peale. Alexela energiamüügi... Miks ma ei saa hakkama sellega? Okei, Alexela energiamüügijuht. Kas sa tead, miks Alexela nimi on Alexela? See on lihtsalt sellepärast, et see on palinduva. See on tagupidi ka Alexela. See on minu teada ainus põhjus, miks Alexela nimi on Alexela. Puuluup. Puuluup on tagupidi puuluup, täitsa pekkas, ma ei ole kunagi tähele pannud, aga Alexela. Puuluup ja Alexela. Alexela energiamüügijuht Tarmo Kärsna märkis, et hind võib jääma püsida kuskil $65 juurde nafta hints. Ja tema ütles selle kohta, et praegu on tanklates kõrgema hinnaga laojäägid, aga kuna ostame iga päev kütust peale, siis hakkab hind peagi langema.
vana kurat teeb ära, noh. Aga kui ma reaalselt ma ei ole nagu kuulnud, et ükski kütusemüüja on kunagi sellist lauset meediale öelnud. No see on väga kõva. Me elame uuel ajastul. Jah. Rääkides muide uuest ajastust, siis mulle väga meeldib tariifid teema jälgida. Mulle tariifid ikka väga meeldivad. Väga huvitav on ja vaatan, Trump pani ikka korraliku insider tradingu, vaata ta ütles oma seal Trump Socialis. Kõigepealt ütles, et ta paneb kõigile kõrged trahvid. Jah, kes rikuvad... Siis börsid langesid hästi palju. Jah. Siis vahepeal oli kuulujutt korraks oli, et ta tegelikult ei taha trahve teha. Siis börsid tõusid, aga siis ta ütles, et ei, sükest asja ei ole, ikkagi tulevad tariifid, siis börs jälle langes. Siis üks päev ta jälle ütles, et tegelikult me võtame tariifid maha, teeme kõigile 90 päeva erandi, aga paneme ainult 10% kõigile. Ja. Peale Hiina. Sest Hiinaga oli see, et nad alguses oli nagu paneme, vist oli niimoodi, et paneme 65 peale ja siis Hiina oli okei, me paneme 50 peale ja siis ta tõstis 95 peale ja siis Hiina tõstis 90 peale. Ja siis 120 on nüüd minu arust või midagi sükest. See on huvitav, nagu sa ei tea kunagi, mis number on. Jah, või Hiina, sa ei tea jah kunagi, mis tuleb tegelikult. Ja aga ta tegi seda lihtsalt, et ta kirjutas 1,5 tundi enne seda, kui ta ütles, et 90 päeva nagu rahu, ta kirjutas oma Trump Socialis, et now is a great time to buy. Ja siis on olemas video sellest, kus tema mingid ärimees sõbrad hängivad ovaalkabinetis ja siis ta räägib, et no sina teenisid 2,5 miljardit ja sina teenisid 900 miljonit mingite tüüpidega ja tähistavad seal seda. Aga pärast seda kerget tõusu korraks tõmbas alla tagasi jälle, et eks ta ole siuke Ameerika mehed sõna otseses mõttes, et ja lõppude lõpuks kuni sa seda päriselt maha ei saa müüa, siis sul ei ole seda raha taskus ju. Et see on ka nagu asi, on ju. Et praegu inimesed, kes on minu vanused ja pensioni pärast muretsevad, võib-olla ei ole vaja. Pensioni pärast on teistel põhjustel vaja muretseda, aga mitte sellepärast, et börs praegu languses on. Seda näeb veel 4-5 korda, on ju. Ja ma tean, paljudel mu sõpradel on ka see mure, et mida nüüd teha, palju ärevust, kui on indeksfondid ostetud. Suvariigi investeerimissoovitus, mis on ühtlasi ka enamike investeerijate ja pankade investeerimissoovitus on see, et kui te ostate indeksfonde pikaajalise eesmärgiga, näiteks, et pensioniks koguda või midagi sükest, siis fine on. Hoidke lihtsalt ostke regulaarselt juurde. Ja nii ongi. Sest üldiselt turud, kui on investeerimistees juba see, et ostate indeksfonde, siis tõenäoliselt teie investeerimistees ongi see, et pika aja peale on pigem tõusu poole. Sest neoliberaalse maailma eeldus on see, et line go up in long time. Sometimes go down for a bit, but then go up again. Sest et majandus kasvab lõpmatuseni. I am captain now. Yes. In boat. Today I am captain on boat. Ma lõpetuseks räägin ühe sotsiaalmeedia avastuse veel. Sina käisid on ju nüüd Keskerakonna TikTokis, mina käisin peale Anastasia Kovalenko-Kõlvarti Facebooki, ma käisin ka Reformierakonna Facebookis. Tegid seda cleanse'i või? Ja puhastasin ennast keskerakondlusest ja vaatasin, mis Reformierakond arvab ja tead, probleem on see, et mul tekkis kiusatus laikida ühte nende postitust. Sest Reformierakond on teinud postituse, kus nad kirjutavad caps lock'is palume jagada. Ja siis kirjutavad juurde, nägime salajastes foorumites huvitavat üleskutset, et meie head kolleegid Toompeal ei rabeleks üksi ja otsustasime ka jagada seda foorumites ringlevat intrigeerivat kuulutust. Ja nad on jaganud mingit EKRE pilti, kuulutust, kus on pealkirjas otsime sildi rikkujat. Ja siis on selline pilt, kus on nagu siluett mehest, kellel on küsimärk juures. Ja selle all on kirjas kehtetu sildi autor, et meil on teadmata kehtetu sildi autor ja siis seal on tekst. Viimasel EKRE kongressil hääletas Martin Helme esimehena jätkamise poolt 432 delegaati 433. Ainult üks hääl oli puudu vankumatust poolehoiust. Ainult üks hääl oli puudu vankumatust poolehoiust. Täpselt. Niimoodi on vist korrektsem seda hääldada. Sul on õigus, jah. Ja autasu, kui sa annad vihja, mis viib rikutud sildi autorini, siis sa saad 433 eurot. Anna välja oma kamraad, anna välja oma kaasvõitleja, et me saaksime tabada selle kohutava teo toimepanija.
et see on siis see, mis anna üles oma võitluskaaslane ja sa võid saada tasu. Sa võid saada tasu Mart Helmelt isiklikult, Martin Helmelt isiklikult. Et see on siis see, mis toimub EKRE-s. Üks EKRE, üks liider. Üks hääl rikutud. Üks hääl rikutud. Leiame. Need kaevumürgitajad. Ma ei saa siit edasi minna enam. liiga kurvaks läheb. Ja, üks sedel, jah. Otsitakse teda. Veel üks sedel. Veel üks sedel. Ja, see on siis minu poolt on, mul on otsas. Jah, kuule, aga siis sul tuleb seda samustki kommertsteadanet ka nüüd või? Ei tule. Aga Ann-Väida.ee põhimõtteliselt ikka on ju hea silma peal hoida minu andmetel. Pole ikka update'inud, seal on täiesti vana info. Küll tuleb. Patreon.com/suvariik saate kuulda asju, mis me oleme rääkinud Patreoni. Ja, mina soovitan jälle, me oleme puhkuselt tagasi nüüd mu teise podcastiga Politsei NBA priorid. Minu ja Aleksandr Popov räägime selle asjadest. Meil just tuli uus osa välja, nüüd järgmine nädal tuleb jälle ja siis tuleb jälle ja siis tuleb jälle ja kõik on hästi ja nii ongi. Ja me räägime näiteks kaalust ja enesepildist. Selline isiklikum osa on, aga lõbus on ka. Ja Karakterbaar Teatri 642 tööpäeviti nüüd lahti, ilmaspäevast reedeni ilusti üritusi saab ka teha. Näiteks sünnipäevi või firmaüritusi, kõiki siukseid asju. maju@karakterbaar.ee võib mu armsale kaasale kirjutada või Facebookis näiteks, kui tahate teha oma jürri. Väga meeldiv. Just nii. Suurid ära kuulasite, see on Suvariik, SOS. SOS, rõhutan, tšau. Tšau.